Joo, me oleme nüüd muidugi Pärnus juba, ma ei tea, miks ma täna praegu siin alustan praegu. Jästes, me tulime täna Võru noortekeskusega Pärnusse, me oleme siin Kaubamaja või ma ei tea, mis see siis on, selle juures juba. Me käisime Raba 5, seal on meil juba käidud ja ma ütlen ausalt, ma ei leidnud kedagi, kes filmiks, sellepärast et kõik tahtsid sõita ja siis mul on ainult paar klippi ja ma panen need nüüd. Nii, ma loodan, et teile meeldisid need klipid, sest et selle viimase üle, ehk siis paar Double Whip Kick the Rewind, selle üle ma olin mega stoked, sellepärast et ma ei tea, ma isegi olnud kunagi mõelnud selle triki peal. Jästes, nüüd me lähme edasi siit Viljandisse, seal me lähme trikirattapoodi ja sinna tahab mina kõige rohkem minna. Ja mind vaadatakse bussis nagu mingit lollakat. Jästes, me käisime söömas, et osad inimesed peaks varsti hakkama tulema tagasi ja siis me hakkame Viljandi poole liikuma ja siis jah, jästes ma üritan nüüd natuke rohkem filmida, et vaatame ja võib-olla, kui meil aega on, siis teeb trikirattapoes ka ühe video, mida on paljud juba küsinud minu käest jälle, et ma teeksin. Te kõik teate, mis video see on kindlasti. Aga jah, loodame, et tuleb. Ma ei tea, telepordime nüüd järgmisesse klippi. Lähme tõuksime edasi. Kas te teate, et nagu täpselt milline? Aha. Marko, ma olen kodus. Siin vaata, miksi va? Kova välja. Mis tallakas? Kas see Euroopan arvitaja veekoon? Kus kohas? Vaat see hiiglaslikud allakad seda. Seda näidata või? Kas seda saab vaadata? Seda tallakas. Jah. Ma tahan ka näha seda rätta. Seda. Oi, kahvleid on juurde tulnud. Meil sai just filmitud ära trikirattapoes video, mida te arvatavasti kõik teate, mis video sealt tuleb. Ja tänud Markole, kes hukkis mind appi baarendidega, sest et mul läksid puruks ja nad olid seal sees kinni ja ta isegi aitas mul need välja saada. Et jah, et jätkuvalt on siin Tõuksi Paradise ja siin on üli palju rattaid ja asju. Seekord muidugi täna see grupp purukaid ostis pooled asjad ära, aga et jah, et kui keegi tahab, siis praegu hetkel soovitan kõiki neid tallakaid soovitan ja eriti siis, kui oled streetisetis, siis võtke see on lihtsalt nii street ja see on nii odav streeti tallakus jah, et siis põhimõtteliselt ma peangi nüüd varsti siit ära minema, sellepärast et need teised läksid üldse Viljandi noortekeskusesse jah, ehk sinna lennukitehasesse ja mina jäin tegelikult siia, et tehagi toda videot ja jah, igastahes
ma nüüd varsti hakkan siit ära liikuma ja siis võib-olla me midagi bussis veel filmime, kuidas seal inimesed magavad või midagi, et jah. Aga tänud Markole, kes oli jälle nõus, et ma teen custom pildi. Thanks, Marko. Et jah, järgmine klipp on kuskil mujal, mitte Trikirattapoes kahjuks. Nii, joo. Põhimõtteliselt ma jälle unustasin filmida bussis, nagu ma ütlesin Trikiratas. Ma ütlesin Trikiratas, et ma filmin bussis arvatavasti, aga põhimõtteliselt ma unustasin ära. Ja kuna mul oli nagu, mul on kaamera siin kotis ja siis see oli seljakoti põhjas, siis mul on väga raske seda nagu välja ka kakkuda kogu aeg. Et lihtsalt ma pean harjuma selle kaameraga veel, et kunagi ma üritan ennast parandada vlogimise juurest. Ja jästes, et me oleme nüüd juba Võrus, ilmselgelt ma olen autos ja kohe lähen koju ja siis ma hakkan seda videot editima. Ja siis mingi hetk läheb ülesse ka video, mis ma tegin Trikiratas. Ja ma mõtlen, kuna ma panen selle, ma arvan, et ma panen seekord varem ja ma ei hakka teid tiisma väga kaua. Et äkki ma panen tolle video ülesse juba näiteks homme või ülehomme, ma ei tea, vaatab. Igastes, et kui sellele videole tuleb teeme 50 laiki homse päevaga, siis ma panen, üritan õhtuks saada selle nagu üles. Näeme järgmises videos, ehk siis mis on siit Trikiratas toimunud video ja sealt läheb järgmine video. Igastahes kirjutage nagu alati, kirjutage alla kommentaaridesse, mis videost te tahate, ma teeksin rohkem. Ja kui teil on mõni videoidee, siis te võite mulle todaga kirjutada. Ja kui te ei taha seda öelda välja kommentaarides, siis kirjutage mulle Instagramis. Minu Instagram on siin all. Ja kindlasti minge pange Trikirattale follow sellepärast, et nad hukkisid mind jälle natukene appi. Ma sain selle ühe kleepsu ka, mis on suht koht nagu rare, ma ei tea. Tanner Foxi see Fiix kleeps andis mulle väga meeldis see, siis ma sain selle jästas jälle. Jah, pange like, subscribe'ige ja näeme järgmises videos ja siis põhimõtteliselt alla kommentaaridesse, mis videost tahate näha. Peace!